tere tulemast teadliku koeraomaniku jutunurka. Täna on mul külas käitumisega tegelev veterinaar Anu Poopuu, kes võtab igapäevaselt vastu Timmu loomakliinikus ja keerulisemaid käitumise juhtumeid ta siis lahendab sellise Eestis esimese ettevõtte käitumiskliinik alt. Ja nagu ikka, koera pidamine ja koeraga suhtlemine tundub imelihtne, aga võta käpast, alati ei olegi. Ja sellepärast me peamegi vahest ka koera käitumismuredega pöörduma veterinaari. Räägime täna sellisest teemast nagu isaste koerte kastreerimine käitumisprobleemide korral. Sest mina olen ise, kuna ma nõustan koeraomanikke, olen halvas olukorras olnud, kui minu juurde tuleb klient isase koeraga, kellel on reaktiivsus või hirmul põhinevad agressiivsuse ilmingud ja ta on varasemalt pöördunud veterinaari poole ja nad on otsustanud selle looma kastreerida ja tada, käitumisprobleemidega see ei ole aidanud. Ja siis tulen mina oma jutuga, et see ei olnud tegelikult optimaalne valik selles olukorras, aga kahjuks neid kehaosasid nüüd ju tagasi ei saa. Räägi natukene, mis need kõige uuemad teadmised on, kas reaktiivset, agressiivset isast koera peaks kastreerima? Lühike vastus on, et automaatselt kastreerida ei ole mõtet. Et teadus toetab praegu pigem vastupidist, et enamasti sellest, nii nagu sa ise ütlesid, abi ei ole. Ja vahel ta võib teha ka kahju. Võib, eks ole, need probleemid võivad võimeneda. Probleemid võivad võimenduda, jah, Mis need et põhiolukord on, kus see olukord läheb hullemaks, kui gonaadid eemaldada? Äh, kindlasti, kui noh, ühesõnaga selleks, et seda kastreerimise otsust vastu võtta, eks ju, et see ei tohiks olla selline, ma ei tea, see peab olema kaalutud. Ja mis see tähendab? See tähendabki seda, et me peame aru saama kõigepealt, et mis see agressiooni tüüp nagu on, et millest see agressioon tingitud on, et kui on tegemist hirmuga, kindlasti valuga, ebamugavustundega, võib-olla on tegemist teatud vanuseliste muutustega, et siis eeldus, et ta läheb hullemaks, on väga-väga suur. Ja ja seal on multifaktoriaalsed põhjused, eks ju, et miks ta võib minna, et hirmuagressioon on üks asi, aga juba seesama kastreerimise, et kui meil on koer, kes on keskkonnatundlik või jah, uuetundlik, ettevaatlik, sensitiivne, siis see protseduurile viimine, kliinikus olemine, kõik need asjad võivad mõjutada, on ju, pluss siis see tema probleemi nagu alge ka. Mhm. Ja eks ole, nagu me oleme omavahelgi väga palju rääkinud, inimesed jõuavad nende käitumismuredega tihtipeale just teismelise isase koeraga. Noh, loodetavasti nad jõuavad kliinikusse ja sellise hea koeratreeneri juurde, aga need mured tihtipeale algavad teismeeas ja ka väga varajases kutsikaeas, kus inimestel tuleb mõte, et äkki kastreeriks oma 4-kuuse kutsika ära. Jah, nii on. vaata need see teismeeas võib-olla ongi, et mingisugused asjad on veits varem olnud, kas natukese leebemal viisil või siis kuidas ma ütlen, nad on muutnud oma seda olemust natukese, see probleem on nagu olnud või käitumuslik muutus on olnud, aga ta on teda ei ole, et ta on võimendunud või koer on nagu selgem, kuidas ta ennast väljendab. Saad nagu jah,
saad sa aru, mis ma mõtlen, et ma mõtlen seda, et koer, kes on võib-olla mõtlikum, eks ju, ei ole nii avatud, on reserveeritum, emotsionaalselt ta võib tegelikult tunda ennast pigem kehvasti, mis ta sellest kogemusest on õppinud, kui ta on seal puberteedieas, siis ta noh, see lahend on võib-olla natukese sellisem konkreetsem, impulsiivsem, eks ju, ja see tuleb sellise üllatusena, et ei, ennem oli kõik korras, aga noh, tegelikult päris nii ei ole. just, ja kui kutsikast peale ikkagi sellist sõbralikku omavahelise koostöö ülesehitamist ei ole olnud, siis Mhm. jah, seal teismeeas äkki tundub, et äkki koer läks käest ära, aga tegelikult tal ei olnud ju seda just, vundamentigi. jah, jah, Ja just. teine olukord on, mis tuleb tihtipeale ette, et siis täiskasvanud siiani täiesti rahumeelne olnud isane siis äkki muutub agressiivseks ja siis soovitatakse, et kastreerime ära. aga Mhm. mis sa ütled meile selle kohta, kui koer, täiskasvanud koer äkitselt muutub? No enamasti, kui on niisugune jah, niisugune ootamatu muutus, siis peaks küll otsima seal füüsilise tervise põhjust või vähemalt need välistama, need ebamugavused ja valu. Valu on üks asi, sellel on valul mitu nägu, eks, ja seda eriti niisugust kroonilist valu, millel vahepeal tekivad sellised läbilöögi, akuutsed, ägedad valuepisoodid, et seda ei ole üldse lihtne ära tuvastada. Ebamugavus on veel nagu omaette teema, on ju, et sellest on võib-olla veel keerulisem aru saada, et kui sa ütled, et noh, nagu aga, et ei ju ei tea, kas mu pea valutab praegusel hetkel, on ju, et ma lihtsalt nagu siin kannatan ja kus see välja plahvatab, see on nagu, aga noh, igal juhul jah, tervist tuleks kontrollida, et ka ortopeedilised või neuroloogilised või endokrinoloogilised, noh, ühesõnaga neid põhjuseid on palju ja hästi palju räägitakse ju praegu ka sellest seedetrakti tervisest on ju, et mis niisugune vaikne pidev põletik seal susiseb ja mikrobiomi muudab ja see muudab kõike nagu muud ka. et ühesõnaga, lühidalt valu, otsi valu või välista valu ennem. Eh, niisiis, et ikkagi, mis sa arvad, miks ikkagi tänasel päeval hästi palju, kui keegi jah, tuleb oma murega, et minu isane koer on, ma ei tea, hakanud pereliik-, Pereliikmeid. nii, aga mis sa siis ikkagi soovitad, kui isane koer on kas äkitselt muutunud tõredaks oma pereliikmete või võõraste koerte või võõraste inimeste vastu või siis noor koer on reaktiivne. Kuidas seda mõistlikult alustada, nende probleemide lahendamist? nagu ma juba ütlesin, et kõigepealt on vaja ikkagi see tervis üle vaadata, proovida kinnitada või välistada need füüsilised mured. samal ajal tegelikult peakski otsima neid et mis need põhjused on, millised on, et kui me sisemised nagu tegurid proovime välistada, siis nende haiguste kaardistamise või valu kinnitamise või probleemkohtade otsimise teel, eks ju, siis need välised ärritid, et mis need võivad olla, mis situatsioonides, mis olukordades, see annab ülevaadet sellest, et millise agressioonitüübiga võiks tegemist olla, et kas see koer on olnud kogu aeg tundlikum, ettevaatlikum ja nii edasi. et see on juba nagu küsitluse teema, eks. ja, ja veel ennem kui kastreerida, siis ma arvan, et võiks kaaluda teraapiat, sest igasugused vahet ei ole, kas see on valust tingitud või välisest trigger'ist tulenevad käitumuslikud muutused. mingisugune õppimise kogemus on alati olemas
ja seda peaks proovima ka ju muuta, et ei ole nii, et võtame need juveelid ära ja siis maailm muutub kohe paremaks. Ja kui seal on, noh, ütleme niimoodi, et me oleme kõiki neid asju proovinud ja sõelale jääb näiteks väga tugevasti kas siis seksuaalselt või testosteroonist tingitud põhjus, siis me võiksime proovida ju enne päris kastreerimist seda keemilist kastreerimist, mis võib-olla ei anna täiesti üks-ühele, aga kindlasti see vähemalt on pöörduv, et see ei ole nagu lõplik, mida me teeme. Ja miks see kastreerimise nagu ma ei tea, vaata nagu miks osad arstid kohe soovitavad, Mhm. et kastreerime ära mm,. See ajalooliselt võib-olla inimestele tundus, et see loom jääb rahulikumaks, äh, mõnedel juhtudel vähemalt, aga loomulikult ma arvan, et varasemalt ei dokumenteeritud, kui see läheb jah, hullemaks. ka no jah, suured, see on, ma olen sellega nõus. Teine pool asjast on ka see, et vot kui palju tehakse sellist eelnevat küsitlust, kui loomaomanik helistab kliinikusse ja paneb aega, ma tahan, ma soovin kastratsiooni aega. Et jah, Mhm. see on ka võib-olla, et ta ei jah, tulegi arutama, ta ei et ole nagu jah, jõudsimegi selleni, et me tegelikult peame sellisel professionaalsel tasemel suheldes väga palju taustainfot küsima ja ka loomaomanikel ma soovitan hästi palju arstilt küsida, hästi palju omalt poolt anda infot, et mis selle loomaga toimub ja siis me koostöös saamegi parima tulemuse. Ehk siis teadlik koeraomanik, kui sul on isane koer, kellega sul on kas siis jah, reaktiivsuse või agressioonimured, siis neid asju saab päris hästi lahendada, aga sa pead leidma jah, õige veterinaari ja õige käitumisnõustaja. aitäh kuulamast! head aega.